1, 2, 1, 2, 3. Prillid paneme ära siia. Nii. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Kevadine ilm siin Tuulakandis Harjumaa. Keila all 4 kilomeetrit Keilast lõuna poole. Hi, my name is Toomas Argel. Today is April 12, 2018. Estonia, Harju County, Saue, Paris, Tuula village, nearby Keila. Keila is nearby Tallinn. At Keila here is 4 kilometers, at Tallinn is 31. Yes, this is plane here. I can't see what the... Can't see it. No. Direction again. You see, okay. Yeah, this side there. What I saw. This side is Tallinn. Just little bit northeast. Yes, if you Tallinn Airport runaway numbers is 0827. Hey, 26. Sorry, 26. That means this side is 260 degrees. The northeast, okay? On vist. Ongi, yeah. Northwest, sorry. Northwest, yes, 260. Yes, 260 degrees, that means northwest, sorry. And this here, you can in English. Watch it, that English, please translate in Estonia, of course. Estonia is Paju-urvad. Paju is like bush, and urvad is white things, is urvad. Ehk hiirekõrvad. Mouse ears, like other. Väljas on 14 kraadi. And now is very warm for Estonia spring, 40 degrees plus Celsius. No wind here. Siin ei ole tuult, jah. Ranniku ääres on. And the coast is, of course, 12 meters second, even and there is only 9 degrees Celsius. Aga miks ma videot teen? Väga pikaks ei venita. Ma teen selle hoopis nüüd ratta videoks üle. I make the learning teaching video of the bicycle. Et nagu eelmine kord ma siin vahepeal vist tegin nutitelefoniga, ma ei tea, kas see saite seal vist üldse midagi aru. Ma teen igaks otsast pihta ja täis laksuga. The next time was the smartphone video, but it's not very quality, but then I get my camera fixed. Wow. See on see hävitaja, siis fighting plane, fighter. Yeah, this is in the Ämar is nearby Keila, about 60 kilometers. Ämar on jah 16 kilometrit siit ainult. Airbase, military. Ja siis rääkis hoopis rattast. Et paljud on välja ajanud oma rattas, sest väljas on olnud mitu päeva, nädala jagu ilusat sooju ilmi. Ja mõned on endale uue ostnud, kes on saanud aru, et vanaga ei saa enam. Ja remontida pole mõtet, läheb kalliks. Et siis, mida siis vaadata? Kui ma nagu rehvide ja kummide kohta vist rääkisin, ma võin seda üle rääkida. Aga alustame siis hoopis teiselt poolt, et siis ülevalt poolt või? Ei, ketist hakkame pihta. Piduritest hakkame pihta. Tavaliselt pidurid on need klotsiga pidurid. Ja selle on trossid ja siis klotsid. Ja siis on muidugi see heebel, mis soojab neid pidurdus
need tangid, nagu öeldakse, mis suruvad neid klotse sinna vastu pöida ehk velge. Pöid on, ratta juures on pöiad, mitte väljad. Autol on väljad. Nii, et siis neid vaadata muidugi, et trossid oleks terved, ei narmendaks kuskilt. Otsad ja kinnitused oleks nende heeblite juures kinni, tangide juures. Siis ei paistaks kummi nende klotside juures seda samast metallpõhja või mingisugust neeti. Oleks ühtlaselt kulunud, on ühtlaselt kulunud, üks külg on tunduvalt madalam kui teine pool. Siis raudselt soovitan vahetada. Kui trossi on narmendab, raudselt soovitan lasta ära vahetada, kui see ei oska. Väga raske see ei ole, aga kui ei oska, siis ei oska, ma saan aru. Seda tuleb harjutada. Ja kui sõber näitab, siis pole hullu. Kui sõber vahetab, oskab vahetada. Ta näitab, kuidas vahetada. Et siin on mul käiguvahetus ja trossid. Aga põhimõtteliselt, käiguvahetus on natuke kits peenem. Kas ta 1,5 on ju? Aga need on vist 3-sed, piduriumad on 3-sed. Käiguvahetus on ka trossiga. See on toru tegelikult, jah. See on plastikuga kaetud vasktoru, mille sees on õli. Mul on hüdraulised ketaspidurid. Ja nendel on nagu raskem vaadata seda, aga katsetad, hoiad, ütlen kohe, kuidas käib. Kuidas mina katsetan. Ja lihtsalt nagu käega ma teha. Istub. Käib kuskil vastu. Nii, siis seda võiks lasta reguleerida või vaadata üle, kas klotsid on kulunud. Teine siis kojutad, siin näiteks on esimene pidur ja nüüd hooga lähed. Ja siis tuleb kohe praktiliselt nii väikse kiirusega kinni võtma, kui ta, ütleme, kus spidomeetrit kõrval jooksed või sõidad on ju. Kui spidur näitab näiteks 16 kilomeetrit tunnis, siis peaks võtma 1,5 meetriga 1,6 meetrit. Koni 2 meetrit, mitte rohkem. See peaks nii tugev olema. Nii, kui see on kiirused juba 30 näiteks seal, 2 kiirusega soovitangi proovida. Kinnisel alal või liiklust tühjad alal, kas siis parklas või siis üldse niisuguse liikluse nagu siin on. Siin on üks kruusakas, siin võtab kiiremini, see on pehme pinnas. Või asfaldid 30-ga, siis see, kui seal üle mingisugune 4 meetri juba roha laseb, siis võiks lasta reguleerida veidi tugevamaks. Tagumine peaks tugevam olema kui esimene, sest tahapool on esiteks raskus ja kui esimene tugevam on tunduvalt tugevam, siis see ei juhtuda, et tekib katapultsüsteem, et viskab teid tagaratas, hoog on selle internetis, raskusega olete suurem, ees on nagu plokk, siis lendate üle leistangi. Ja, see on väga ohtlik. Ja, üks variant on see, et kui ei suuda lihtsalt peate muidugi harjutama väikse kiirustel, aga saduralt maha tulla ja raskusega ette, see on juba eraldi harjutamist. Aga parem oleks, kui tagumine oleks raudselt 100% tugevam kui esimene. On ikka mõlemad võiks korras olla, mitte ainult tagumine. Sest kunagi ei tea, mis situatsioon tekib. Ja kui väga järsku on vaja reageerida, siis vajutate lihtsalt esimest ja esimene ei tööta, siis on väga halb. Siis panetegi sisse kuskile kraavi või nii edasi tagasi. Siin vaatame see, et kui ketaspidurid on, see proovib, kas see on hüdrauliline või mitte. Hüdraulises vaatad seda loomulikult ka, et siin need voolikud otsad. Nii, siit vooliku otsad, kuskilt need ühenduskohad ei laseks hõli läbi. Siin klambri vahelt ei oleks mingit need sadur ei oleks praguline, kuskilt need liitekohad, poldid oleks alles, kõik piisavalt kinni ei logiseks. Ja siis loomulikult need klambrid ei oleks väga kaugel või ei oleks viltu. Teine asi on siis see, et pikemalt sõidetud need kilomeetrid või aastad võivad ka selle praguliseks teha. Tavasti tee, aga väga suured sooned sees on, pidurdusjäljed, siis ka lasta üle vaadata loomulikult ja ei tohi olla kõver.
kõver on siis, kui ta käib kõvastusena kuskile vastu enda pidurit. Kõver, et nii. Seda saab vaata loomulikult ka, kui tavaline pidur on. Et käib vastu piduriklotsi ühelt poolt ainult, näiteks viskab nagu nulli või siis mõlemalt poolt 8-sse. Seda on näha ka siis, kui keerate tagurpidi ja panete lihtsalt ratta pöörlema. See on väga lihtne. Ja väga vähe viskab, aga kuulete, et ta viskab, siis tõtegi kriit. Jaa, tavaline tahvli kriit. Kriit või siis niisugune marker, mis on ele. Parem on kriit. Ja tõmmate selle ratta käima, musta värvi on see kumm, väliskumm on. Ja siis näed, kas jutt läheb edasi. Hoiate keskele, kas jutt jääb keskele siis või jää keskele. Ses mõttes, kui ta viskab, siis ta ju viskab selle samase juti ka viltu, siis on näha, kumma poole vilt on. Jah, ja siis kodarate, siis tuleb kas üks variant on, kui vähe viskab, siis saab kodaratega tagasi panutada. Kodaravõtmed käivad siia peale ülesse. Üks tavalist on, mis oli üks kolmandik, jah. Ja siis on 1/4, maanteratast on 1/2. Oota, 1/4 maanteratast ja 1/3 on nende maastikuma. 1/2, no need on juba kruiserid, mis nagu 1 tolli. 1/2 tolli on need nipli võtme suurused. Kodara võtme suurused. Kodara nippel. Need on erinevad. On olemas ka niisugune. Siis sa saad vajutada peale nagu tellitav nagu. Need on kallimad, ka need maksavad juba kas mingisugune 12 eurot või 15 eurot, aga tavaliselt need maksavad mingi vähe, need maksavad alates 3 kuni 6 euroni, ütleme nii. Need kodaravõti võiks olla küll kaasas, et tunda ka veel näiteks, kas kodarad, ma hakkangi kodaratest rääkima edasi siit kohe piduritest, et katsud kas just niimoodi nagu kannelt, õrnad annavad järgi. Siin näiteks, siin on mul see helkur. No helkur tegelikult natuke lõuka seda kodarat painutab. Kuigi helkur on kohustuslik, et veel pimeda ajal, päeval nagu eriti, siis keegi trolli pole vaja ka. Et siis see raudselt ja muidugi need väljad siin kuskil liite kohta, tavaliselt kuskil siin niimoodi hats, siis need ei oleks pragu sees või siis külje peal, kes seal on need tavaliste piduritega, vaata, lihvib ära kõik, et see keevitus, see liite koht ei oleks juba sügavalt näha. See viskab lihtsalt laiali selle velje ehk pöia ja siis ta lõhub kodarad ära, loomulikult sõita ei saa ja siis väliskumm ehk siis see rehv tuleb maha. See on ka ohtlik muidugi, eriti kui teil veel pikka matka ja koormad asjad peal on. Nii. Velje kohta rääkisin, selle kohta rääkisin. Noh, ma kordan üle igastus selle rehvi, selle ehk selle väliskummi, sisekummi teema ka. Et võtan näiteks see sama ratas, mis mul on, ehk siis maastikuratas. Pöia laius on siis 1,5 tolli. Et siis kõige kitsam rehv, maantrehv, mis ma saan peale panna, ongi 1,5 tolli. 1 tolli on 2,54 sentimeetrit, kui keegi ei tea, kui on sentimeetrites. Ja siis 26 tollised on see vana mudel, nagu öeldakse, 10 aastat vana. Et see siis on see 622 millimeetrit. Mis ta siis on? 1,5 tolli on 2,54. 1,38, jah. Mingi 1,4, jah. See on 40 ehk 4 sentimeetrit. 40 korda 622 on peenem, mis ma näiteks sellele maastikurattale saan panna, kui tahan üks pikka sõitu ainult asfaldil sõitu teha, et siis polegi mõtet panna nagu need. Sellega saab ka sõita, aga lihtsalt vähem energiat läheb sul, jõudu läheb vähem. Vihmapidavus on parem natukene. Kiirem loomulikult tänu sellele ka, et tal on madalam see turvis. Selle turvis praegusel, see on niisugune keskmine, mida soovitan nagu üldse, kui üldse ei tea, midagi panna on. Sõdad asfaldil, kui sellel, siis niisugune 45 tipp TPI, ehk siis 45 punkti või seda turvise punkti iga
ruut tolli kohta on kirjas ka. Niukest soovitan. Ja siis rõhk. See on mul 50 korda 559, mitte 622, 559 mõõt on see. Et rõhk on külje peal kirjas. Sellele ma ise hoian mingi 3,6, isegi 100 kilo. Ja see kannatab 4,1 paari. Ja paarides külje peal on kirjas 4,6 isigist, jah. Ja BSC-des on, mis on siis kuni 4, oota. Jah, 15 BSC-d on üks paar. Siis on 65 BSC on maks, ma nii palju ei pane loomulikult. 3,6, see on siis 45, mingi 51 umbes BSC. See on lihtsalt Ameerika ja teiste maailma, Inglismaa ühikud. Ja India on niisugused, kus nad kasutavad BSC-d. Afrikas ka. Lõuna-Afrika Vabariik. Ja taga on mul 26 korda 2,1 tolli. Sellel, kuigi ta on laiem, on ju, et peaks olema madalam rõhk, ma hoian siin 3,8, sest me ise on raskem ju. Eest on ta kergem koorem. Ja siis ongi põhirusika reegel on, mida peenem rehv, seda suurem rõhk, sest kontaktpind on ju väiksem. Ta peab sama raskust kannatama, mis laiem rehv. Ja näiteks, kui teil on klassikaline mestekas, see on 28 tolli ja laius on tavaliselt, mesteka standardlaius ongi 4 senti ehk siis 1,5 tolli, mul on siin 2,1 tolli, kitsam järelikult ongi suurem, sellele peaks olema sisse mingi 4,5, 4,2 vähemalt paari, ehk siis ongi 65, ligi 70 BSC-d ja kui kitsamad ehk siis hübriidi omad, need on, peaks olema, kui me eksi, jah, 3,2 sentimeetrit ehk siis 1,25 tolli ja 28 läbimõõt tollides. See on siis millimeetrites on 700 millimeetrit, saad teada. Seal on üldse, seal nagu, kui keegi küsib, et palju siis turvis seal on nagu sooned pigem. Et seal nagu, kui täpselt nendes TPI-des ütelda, siis on see 15-20 ainult. Jah, on ka muidugi neid maastikurehvega mestekatele ja nendele ka olemas. Need on mingi 30 ringis seal. Alla 40 punkti ruuttollile. Jah, ruuttollile. Ja väga suured need knoobid, nagu öeldakse, ehk need turvise need nagu taumid, mul on juba suuremad. Siin ka vähem neid, aga see on nagu maastiku ehk siis crossi rehv. Tahate konkreetselt teada, mis mul siin all on, see on mul Maxis Crossmark Exo DR. See on see veel tuublessuse redi ka veel. Et jah, mis need vahet on, miks need nii kallid on ja ütlen teile ära kohe, et kui te ostate niisugused rehvi, mis nagu rõngas on, et nimetatakse, need on toestatud traadiga ja tugevad küll, aga pinnas ta ei ole nii tihe see traat seal sees. Riie küll vahel, jah. Aga see kulub, minusugusel mehel, täis 3 sõidan, siis isegi 8 kilomeetri peale. Kes ikka selle üle 1000 kilomeetri aastas sõidab, selle soovitan teistsugused rehvid võtta. See on kallimad, need on kokku volditud poes. Need ongi ilma traadita, aga neil on see Kevlar riie, mis kasutatakse nii vormel 1 kui muus spordis. Et see on 5 korda tugevam ja reaalselt peabki sul 5 korda rohkem vastu, ehk ilusti 3-4 tuhat ilusti. Ma isegi sõitsin ühe crossi rehviga, ta oli väga kõrge turvisega muidugi ka ja asfaldil hakkas undama kähku. Väikse kiirusega juba võttis palju jõudu, aga selle ma sõitsin 7000 kilomeetrit kutate. Tagumine rehv 7000 kilomeetrit, see on, jah, ma sõitsin mingi 4,5 aastat sellega, ütleme niimoodi viisakalt. Nii.
rõhkudest jah, maanteeratturid teavad ise oma rõhke, seal on veel peenemad rehvid, seal on isegi 11 atmosfääri ehk baari. Sest et seal on isegi alla sentimeetri paks, lai eesõnaga, ehk siis 8 millimeetrist, ma tean isegi, on müügil olnud. Nii, siis ventiilid loomulikult. Ventiile on siis mitte tüüpi, isegi 3 tüüpi ma isegi välja uurinud, ei ole ainult 2, aga 2 nagu põhiliselt, üks on see nagu autoventiil, nagu laiem, see on võtta, üks hetk, vaata, kus võtab välja. Ma tea, kas te näete. Ma ei tea, ta on nii kitsas. Kotkamaadi on lind on. Läks. Pardil on ka, siin on need hiireviud ja on ka, aga see oli nagu rohkem suuremat tüüpi kotkaline. Nii, et mis oli Schwable, ei olnud, Schwable on firma, aga Schröder, ja teine on Presta. Schröder ongi see samane autoventiil, autoomanikud. Päris paljud teavad, päris palju kasutatakse seda. See on nagu laiema pöia peal, nagu tavalise pöia peal. Mitte nende, mis ketaspiduritega, neil on kitsamad pöiad. Need on kergemad, aerodünaalilised ja mul ongi niisugused tavaliselt nagu rattaventiil nimetatakse rahvakeeli. Aga see on nagu Presta ventiil, ta on pikem, ta on kergem muidugi, aga selle võrra see nagu kuskil tanklas seda otsikut ei leia, ta peab olema oma pump kaasas. Väike pump, no sellega saab, see on nagu hädapump, võite kaasa võtta, see käsipump, niuke pisike, mis rattaraami külge läheb. Aga mul on kodus loomulikult see 2 otsaga. Mõlema Presta kuigi see Schröderi otsaga see samane põrandapump, mis põrandale pannakse, siis käega ülevad pumpad 0,5 liitrit korraga laksti sisse. Nii, kui pumpate, esimene asi vaatate, kui te olete vahetanud seda sisekummi, et see jääks otseks ja siis see siin krae, see fiksaator. Fiksaator peab olema nii, et see jääb otseks, mitte ühele poole vasakule paremale või ette või taha viltu, siis on jama. Saske natuke rõhku madalamaks, raputage ja siis püüdki see otseks saada ja siis keerake kinni. Keerake vahepeal lahti see kraes ja käib väljapoole lahti. Ja siis see ventiil loomulikult vaadake, pumpamise ajaks keerake natuke lahki, et see just õhk sisse läheks. Pumpad tühja. Ta ei lähe sisse. Vilistama hakkab kuskilt mujalt, siis on kuskilt rehv katki, kuskilt niimoodi sisekuum. Või ventiili vahelt, siis on siis, et ventiil on õhtal või liiga kinni. Siis kork loomulikult pange peale, see praht sisse ei läheks. Vesi, praht ja muud asjad. Peame veerkust soovitada, siis üldiselt nagu kõik kindlasti. Muidugi jooksu vaadake üle, et ei viskaks või lahti kinni oleks raudselt. Et kui nii august läbi sõidad, siis ei rattas on läinud üks teema, vabandust, jah. See loomulikult lõtkud. Siis teine asi, üks tähtsas asi on veel see. Läheme nüüd edasi, ma teen pika video sellest. Panete esiratta niimoodi. Otse vaatate, kas üldse otse on. Kahvel ka. Lenks peab kõik otse olema. Siis hoiate 2 ajaga kinni. Siis proovite liigutada. Kui ikka annab kõvasti liikuda, siis annab järgi, nagu öeldakse. Teisi ratas ei liigu, aga leista on, kui see juhtraud liigub, siis on vaja seda ülevat siit. See koht, siit on pingutada või vaadata. Või siit alt on koone. Kui ise ei oska, siis käib kuulevad 6 kant võtti, alt käib minu arust padrun erinevalt, kuidas kellelgi on. Et siis lasta jälle inimesele vaadata, kes oskab, ehk siis hooldusesse viia või siis inimest kes on tegelenud sellega pikemat aega. Samamoodi vaatate kinnitused üle siit ja siis katsute
tõstad üles ja alt ära ei tuleks loomulikult. Ja siin samamoodi, et viltu ei ole ühele poole, ei käi vastu raamisi rattas, siis sealt viltu alla pandud pärast rehvi vahetust või keti vahetust või kasseti vahetust. Et seda vaadake kindlasti ka. Nii, nüüd paar asja veel. Võtame veel. Siis kett, hammasrattad. Hammasrattad võivad olla natuke ettepoole küll, aga kui nad väga kaardus on, niimoodi nagu Nike märk, eriti siin, siis on need hammasrattad kulunud. See tähendab seda, et uued hammakad, palju maksab. Siin Shimano Deore oma, ma vaatasin täiskomplekt mul 2 aastat tagasi, 8 aastat pidas vastu. Korralikult siis ma vaatasin ketti praktiliselt iga aasta. Et koos vahetusega ilma pedaalideta teeks mul 105 eurot. Aga et niisugused lihtsamad rattad. Nendele ma pakun seal 35-45 eurot. Sees on keskjooks nagu laagrid seal, siis on see võll, siis on see koonus, kust lahti saab keerata siit ka. Ja siis on mullu näiteks 3 hammasratast ja siis käib selle juurde see vänt, mõlemalt poolt vänt nagu ka. Et see läks mul 105. Et see 35 ja 45 on täitsa mõistlik hind keskmisele rattale. Muidugi on kallimad ka, loomulikult seda ma ei vaidle üldse vastu. See on näiteks kõige huvitavalt tehtud mul. See on meie enda tehtud. See on niisugune puuaiavõrk. Müüakse aga muidugi need spetsiaalsed riide minust. Ma mäletan, mis ühes rattapoes oli, ma ei tohi reklaami teha muidugi. See on nagu krepsuga käis ümber. Ja see on selle jaoks, et nende käiguvahetustega kett käib sul raami vastu. Kui sa 10, isegi 2 aastat sõidad, siis on sul kriipsud peal. Nii, siis see vedru, see peab olema, see ei tuleks maha kohe, katsud. Niisugune, et ta tagasi tuleb. Tagasi ei tule, siis on jama natuke. Siis on selle vahetus, siis tagavahetisi tuleb reguleerida või üldse ära vahetada. See on ka pole odav. Siin samamoodi, siin on nukid on maas kõik või on nüüd kaares nagu Nike märk, siis samamoodi. Muidugi puhastada, veel kord puhastada, kui see pikemad sõitu teete. Kui võite veega puhastada, aga pärast seda kuivatage raudselt ära ja pange 2-3 tilka siis kerige seda ketti siin peal niimoodi. Ketis samamoodi, vaadake, lülid ei ole deformeerunud, üle siin pragusi sees, mingisugust prahti kõvast kivitükke sees, see loomulikult ka. Mis ma veel oskan? Kõik pollid vaadake üle. Need kõik niisugused pollid, kinnituskohad, see lenks ära ei lendaks kuskile. Käiguvahetus, kuidas käiguvahetus tehke alati. Kui on vaja tõusule minna, enne tõusu, kohe 100 meetrit võite varem teha lõdvalt, siis kui hakkate tegema, raskeks läks, nüüd hakkame järsku suure tõusu tegema. Lõute ketti, lõute käiguvahetust, väsitate ise ennast, lähete närvi ka võib-olla on ju. Nii. Ja siis ongi, et teed mänget rauge poog ja siis ronite maha ja jalutate üles. Keegi keele üles ronida, aga kui teil on ikkagi seal 18-30 käiku, siis ma pakun, et 21 käiguga peaks ütleme nii, et 80% mägedest ütleme